nii, täna siis viimased asjad ära koristada põllu pealt, et... Sõber juhib ees. Jah, tuled ka kaasa, jah? Siin meie viimased vaod ongi. Külm on üle käinud. Külm on üle käinud, jah? Jaa. Tore. Vist. Lehpeeti on veel seal. See on korralikult rohtu kasvanud see asi siin vahepeal. Soe kogu aeg ja niiske. Mõni melon, mis ei jõudnud ära kasvada, vaata. No need saab metsa viia söödaks. Jah. Nii, meil on seal uba ja meil on siin patistamid ja suvikõrvitsad. Need on kõige suuremad need asjad. Ma võtsin igaks juhuks noa ka kaasa. Vaata, lehed on niimoodi. Külm on üle käinud, jah? Kroonikat läheb. Nii. Teeme siis viimase koristuse maa pealt. Viin kaamera natukene lähemale, siis on näha ka, mis asi see on siin tegelikult. See on ufo. Ma näitan hästi lähedalt, anna üks ufo minu kätte. Nii, palun ufo. Patis on siis Lõuna-Ameerikast pärit kõrvitsa sort. Hästi hea igasuguste roogade asjade sisse panna. Huvitav on veel see, et ta veel toodaks. Ja kuna siin on külm üle käinud, siis ega veel valmis ei saa. Ma tean, Ameerikas süüakse selliseid suvikõrvitsate omasid. Neid õisikuid süüakse. See läheb paraks. Nii, suured taldrikud, ufod. Annan selle teise ufo ka sinu kätte. Nii. On sul nuga vaja? Ei ole, ta tuleb selles mõttes selle. Need väiksed on need, pisikesed sappu anna marinaadi, näiteks niisugused pisikesed. Poes on ju tegelikult müügil ka, kus on sellises suuruses, need väiksed on purgis. Ainuke variant, kuidas patissoni praegu poest saab, ongi need väikesed. Nii. Aga kuna põld tehakse varsti ära, siis taimed võtame ka üles ja viime õigesse kohta kuusitäge all. Nagu torupill. Jaa. Nii, siit tuleb üks suur ufo. Ufo. Keegi on tahtnud nagu närida, aga ei ole. Ei ole hammas peale hakanud. Ei ole hammas peale hakanud. Nii. Kui ma kastiga edasi. Nüüd liigub kaamera ka natukene maad edasi siit. Nii, vapsti. Nii, meil on kolmandat värvi ka. Aitäh. Osad on külm ära võtnud seal alumise seal vist. On ollitama hakanud. Ja pärast näitan, kuhu läheb raha. Pärast näitame seda, on ju. Kuhu raha läheb. Kuhu raha läheb? Jah. Ehk siis pärast paneme traktori ka käima, traktoriga tuleb need asjad järgi siin.
Lepa, Triinu. Lepa. Lepa tuli minema. Praegu käib siis oa korjamine meil. Ja siin selja taga see, mis siin on, see on mais. Ehk siis meil on mais ka veel maas. Aga mais jääb täna maha. Mõned tõllikud saab võib-olla isegi prooviks vaadata. Mõned suuremad on, aga see veel kasvab. Kuigi öeldakse, et kui see nagu läheb ära pruuniks, siis on nagu valmis. Saame peame vaatama, katsetama. Ei ole veel ühtegi tõlvikut puruks. Puru teinud. No ma võtan siis ühe. No näed. Noh, selline pisikene. Vaatame siis kõik koos, mis siin sees on. Kurat, täitsa ilus. Natukene tahaks võib-olla veel, aga selline näeb siis maisitõllik välja, kes ei ole kunagi näinud. Ei tea, kuidas kilepakis mais saab poodi. Võta oma kätte maitse. Ei, ma ei taha. Ma filmin siis seda, kuidas meil lähevad hävitajad üles. Noh, ühesõnaga ta on juba kaugel. Nüüd tuleb hea hääl kohe järgi. Noh, ära vast kõik ära korjab, ise vaata. Ma ei ole niimoodi käinud selle vahel. Ma olen lasknud tal olla. Viimane pooled. Maakudu värk. Ülejäänud valmis saavad, siis lähevad. Ühe võid täna õhtul kaasa. Oi, kaamera vaatab hoopis siin. Niisugused vahvad. Uussid kujuvad ära. See ongi need kiud, mis siin kõik vahel on. Nii et eelmine aasta mul sai lihtsalt, mõned olid hästi pisikesed, mina tõi kasvanud palju välja või suureks. Siis kohe panin tervelt ja siis on hea kohe tervelt lahtu panna. Nii et jah. Udine värk siis. Ma ei vast olla jah, tal ei tee midagi. Tal ongi see, et ma paningi 2 ritta, et tuulega ta ise paljundab. Muidu on see, et siis kui ta õitseb, siis sa võtad siit ja siis käid seal nagu pudistamas jah. Et paljundaks tuulega siin need õied pudistavad ise neid asju alla, et all olev selline tõlvik saaks kasvada. Kui suur vihma ustel all oli. Aha. Nii, ja kust maalt seda siis tarbitakse meil? Lehti ja varsi. Lehti ja varsi, ehk siis näeb ta välja selline. Täitsa tillikas, nagu oleks päris peet, aga tegelikult ei ole, sest all ei ole mitte midagi. Aga ta annab igasugustele salatite sisse, igasugust ahjuroad, asjad. Suppi pannud. Jah, hästi niisugust mõnusat, niisugust mahlast maitset annab juurde. Vaata, meil on üks petuvärk ka siin. Ma panin punase maha, aga kollase viskas ka. Need on tegelikult värvilisi ka. Aa. Nii et... Vaata, aga paneme see oa kasti siia samme. Vaata, praegu on hea kompaktselt, saab nagu lehed ära võtta ja siis ma ei taha põllu peal teha. Siis ta hoiab natuke kauem värskena. Ma arvan huvitav, et see aasta ta ei kasva väga üle.
ja üks aasta muidu läks mul on suureks, üks nagu aasta kobrulehed niisugused olid. suured, et Nagu kobrulehed olid. miniga. Minu arust on vägev. Selle varte värk mulle meeldib. Nii, ja siin oli mul seda käharpead ka natuke, ta ei hakanud ilusti kasvama. Tegelikult see on selline, et ta võib kuni külmadeni olla. Sa hakkad järjest alt poolt lehti võtma. Need on muidugi ära kuivanud siin. Nendest tehakse ju krõpsu. Ja mul on seal kasvuhoonejuures ka üks, millest saab nagu krõpsu teha. Et õliga nagu kokku natuke maitseained ja ahju ja. Et see on põhimõtteliselt, kuna siin läheb niikuinii sündmiseks, siis ma pean ta ära võtma. Aga äkki see, kes tuleb meile asju võtma, tahab ka taluvärki. Väga ilus, nagu kimp. Just. Kuhu kaob raha ja miks tekib tolm? Siiamaani kütustab. Vast mahub see viimane 10 ka sisse. Nii. Õnneks päris 10 siin sees ei ole. Väga jah, tänks. Ma kallan selle lihtsalt niimoodi, siis ma näen, millal hakkab üle ajama kuskilt. Traktoril oli viimati ostes oli nii palju kütust sees. Ja. Päris põhja ära ei pane, siis mingi sodi oli siin sees. Jah, põhimõtteliselt 5 senti on ülevalt korgist puudu. Sinna see raha lähebki. Aga üks päev teen jah, täitsa pika traktori video. Ja.
Läheme toome prahi ära suure käuga. Tee kokkuvõtvad sõnad põllutööde üle. Mis ma ikka oskan öelda? Näed, põllumajandusminister, mismoodi maal tööd tehakse. Aga igatahes jah, siukene video oli, et võib-olla järgmine aasta saame siin siukest istutamisasja ja siukest nagu põlluehtsat asja, et kuidas kartul maha läheb ja kuidas peet ja siibul ja kõik siuksed asjad, et see aasta oli maru vihmane ja maru kiire nende asjadega siin. Aga ühesõnaga aitäh, kui lõpuni vaatasid ja laigi panid, nii et kohtume järgmistes seiklustes. Tšau!